Eurovisiooni on väga kõige toredam ikkagi vaadata Juure ja Kivirähki kommentaariga. Ma ei ole nõus. Ma ei ole seda aastaid teinud. What? Minu meelest on Eurovisiooni kõige parem vaadata pooleldi purjus seltskonnaga, kes ei aja mind ära, kui ma terve aja mögisen. No aga ega need ei ole, sa saad ju kuulata Juure ja Kivirähki, kes ka ja, aga on purjus. Ma tahan, et minu kommentaarid oleksid see nagu tähtsamad. Et nagu mind kuulatakse, minu halbade naljad üle naerdakse, sest inimesed on juba pooleldi purjus. Okei, no siis sa oled lihtsalt väga ambitsioonikas nagu. Eurovisiooni osas. Sa tunned, et Juure ja Kivirähki möla nagu ohustab sind kuidagi või et sa tahaksid tegelikult olla nende asemel. No lihtsalt ma ei saa sellest värgist nagu aru, et vaata nüüd nagu Eurovisiooni mõte on, et istume maha ja vaatame midagi totakat. Ja natukene kommenteerime seda. Mulle ei meeldi nagu selline pahatahtlik mõnitamine. Nad ei olegi pahatahtlikud. Ei, ma tean, ma praegu siin jällegi mitte otseselt suunatud sinna, aga ma ise ka vahel tunnetan, et see probleem on, et kui ma näiteks tweetin mingeid asju Eurovisiooni kohta, et ma vahel lähen natuke üle piiri, ma teen mingit nalja, mis pole võib-olla viisakas nali. Aga ütleme selline, Eurovisioon on siuke natukene nii ehk naa siuke veider asi, et selle üle võib naerda küll ja kindlasti on see täiesti mõistlik, aga et nagu ma ei taha, et sel hetkel, kui inimesed tulevad kokku, et seda Eurovisiooni nautida ja vaadata ja lolli nalja visata, keegi ütleb, ma tahan kuulata, mida Juur ja Kivirähk räägivad, olge tasa. Okay. Vot see ei ole nagu point minu meelest. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Mashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Popkulturistid. See on üks tore saade, mida teevad Ivo Krustok ja Jim Mashilevi. Ma arvan, et me oleme selle selgeks teinud juba selle saate pideva introga. No, sa siin oletad, et kõik inimesed on kuulanud kõiki meie saate osi, aga kindlasti on nad kuulanud selle saate introt, kui nad siinmaal on, kui nad sellest üle ei... Mine tea, ja mõnel võib-olla on juba kõrini ja nad ongi harjunud panema, skipima lihtsalt, et ja intro muusikast nagu üle. Jah, et võib-olla meie saade on programmeeritud juba, et läheb käima 10. sekundil näiteks või midagi sellist. Ja, võib-olla tõesti. Kui palju üldse on sul mingeid podcast'e, mida sa oled kuulanud nagu, mille puhul sa oled kõik osad ära kuulanud? Omajagu. Tõesti või? Jaa. Aga siis need on mingid lühemad ettevõtmised olnud või kuidas? Ei, ma niimoodi ei hakka vist kõiki ette lugema. Ma kindlasti olen kuulanud kõiki vaba mikrofoni osasid. Kus juures jah, see on võib-olla, mul on mingi 2 tükki võib-olla nüüd kuulamatest, et ma olen ühte audioraamatut kuulanud, millest ma tahan sulle rääkida. Aga nii. Ja siis on Hello Internet, Cortex. Aga neil on ju mingi 1000 osa mõlemal. Aga ma hakkasin mõlemat kuulama sellest hetkest, kui nad nagu alguses välja tulid. Ma arvan, et ka No Such Thing as a Fish, kuigi on täiesti võimalik, et ma olen mõne osa vahele jätnud. Et on jäänud kogemata. Sama on vist Dear Hank and Johniga. Kindlasti olen ma kuulanud igat viimast kui popkulturistide osa. Ja ma ei teagi, muudega on vist nagu natuke keerulisem. Teisi ma niimoodi kindlalt pole kuulanud. Ma olen kuulanud kõiki Mina disaineri osasid, mis on vist podcast, mida enam väga ei ilmu. Ja seda ju ongi ainult 3 osa. Seda on väga lihtne kõiki osi kuulata. Nii et mõni ikka on, jaa. Ma ütleks, et mul on globaalsete eestlastega täitsa hästi. Okei, mul on sealt võib-olla mingi 4 osa nüüd kuulamata või midagi sellist, aga samas hea meelega kuulan ühel hetkel, et see ei ole see, et las need jäävad või midagi. Nii et põhimõtteliselt võib-olla kvalifitseerub. Bret Easton Ellis podcast kõik otsast lõpuni kuulatud. Ja. See on nagu mu kõige lemmikum podcast üldse. Siis, ja vaba mikrofon, jah. Et ega muidu küll ei suuda nagu võtta niimoodi süstemaatiliselt ette. Mingeid podcast'e on lihtsalt nii kaua tehtud või nad ilmuvad nii tihti, et ma lihtsalt ei kujuta ette nagu, miks ma peaks tahtma kuidagi nagu kaevuda. Ja samas see ongi väga huvitav on see kuidagi nüüd ise podcast'i tegija mätta otsast seda asja vaadata, et endal on küll siuke tunne, et aga miks ei võiks inimene kuulata kõiki popkulturistide osi, nagu et kui ta meid praegu näiteks ütleme, et täna kuulab esimest korda, minna tagasi kuulata kõik varasemad osad ka ära, sest et meie sinuga ju teame, et need on kõik väga nagu sisukad ja väga üllatavad. Mõni on siuke nagu, aga... Ai, milline osa ütle nüüd? Vaata, raske on öelda, ei teagi kohe. Aga milline on kõige parem osa, mis me oleme teinud siiani? Kui ma inimestele soovitan, et millest alustada või nagu mis võiks see esimene osa olla, mida kuulata, siis ma millegipärast nagu lähen tagasi
tagasi salatitangide kallistuse juurde. Ma arvan, et see oli üks siuke väga huvitav ja oluline diskussioon. See osa, kus mind ei olnud, ühesõnaga, et siis oli korraks väga hea. Ei, see ei olnud ju, oli sinuga. Karismaatiline crème brûlée. Ja me kindlasti ikka mõlemad rääkisime seal sellest teemast. Salatitangide kallistus, millest me rääkisime seal? Väga raske on täpselt mäletada. Salatitangidest ilmselt. Ei, see oli kuidagi seotud sellise nagu läheduse väljendamise vahel, selle nagu, kui raske on nagu lähedust väljendada, siuksed küsimused olid õhus. Aga nüüd, kui ma pean nagu päriselt mõtlema, et millest me siis seal rääkisime, siis ma ei mäleta. Ja see on nagu peaaegu vist iga osa kohta. Samas, kui ma mõnda osa kuulama hakkan, nagu paar sekundit kuulan, siis ma tean kõik, mis siin juttu on ja ma ei viitsi enam. Aga teisalt jälle, ega ma niimoodi täpselt ei teagi. Mis sinu lemmikosa on olnud? Ma ei tea. Kõige esimene osa, sest et see oli nagu emotsionaalselt kõige olulisem. Selles mõttes, et see oli siuke habras moment, et me kumbki ei teadnud, et mis saama hakkab, kas saab olema raske ja piinlik või saab olema põnev ja naljakas. Ja õnneks oligi see viimane variant ja kuidagi need teemad, mis me seal arutasime, need ka kohe kuidagi loksusid paika või tundusid nagu olevat siuke nagu, et me panime nagu need leppemärgid paika, et millest see saade hakkab üldse rääkima. Ja selle pealkiri oli ka täitsa hea, Kohver kosmosesse. No vot, et sina rääkisid seal Frank Zappast, et sa saadaksid tulnukatele Frank Zappa muusikat. Mina rääkisin, et ma saadaks Radioheadi, kui on vaja saata midagi, mis esindaks nagu maailma muusikat 20. sajandil, on ju. Sarnaselt tänasele osale või sellele osale me alustasime rääkimist podcastidest, sest me hakkasime tegema podcasti ja me hakkasime kohe rääkima, et mida me siis kuulame, et tegelikult ju vägagi, see on nagu see George Lucas, et see on nagu luuletus, see riimub, eks ole, et meie esimene osa ja tänane osa. Et see on kindlasti väga asjakohane, sest me hakkasime siin mõtlema ja vaatama, et meil saab kohe varsti nüüd aasta aega täis sellest hetkest, kui me esimest korda lindistasime selle popkulturistide esimese osa Kohver kosmosesse. Just. See ei tulnud küll välja päris kohe, me andsime seda võib-olla mõnele inimesele kuulata ja siis nagu otsustasime, siis me juba teadsime, mis saab olema meie podcasti nimi. Teadsime, me vist me ei teadnud veel. Me nagu mõtlesime seda veel selle vaheaja jooksul, kui me salvestasime ja välja andsime, et mis see nimi võiks olla vist. Mis meil oli see mingi imelik pealkirja variant enne? See oli see pikalt, mis tundus, et võib-olla jääbki. See oli see introvertide Padjaklubi. Ma tahtsin öelda jututuba millegi pärast. Jah, aga see kuidagi see popkulturistid klikkis ära. Ma mäletan, sa kirjutasid mulle õhtule, et tead, ma just pesin hambaid ja mul tuli geniaalne mõte. Vot see oligi see popkulturistide mõte. Ja, ma veel enne seda istusin poti peale, brausisin nagu erinevaid podcast'e, et mis on üldse olemas. Kas sa ei ütelnud mitte, et sa ei tee seda? Et see on sinu meelest ma räägingi, et seda see oli see hetk, kus ma seda tegin erandi, sest ma tundsin, et ülejäänud maailm teeb seda, väidavad, et neil tuleb potil head mõtted. Mul pole kunagi sükest nagu, ma pole kogenud sellist Villu Tammel on terve laul selle kohta. Sitapoti revolutsionäär. No vot, proovisin ära ja ükskord küll toimis, jah, selles mõttes, et seal nagu hakkas see mõte idanema, ma kuidagi vaatasin, et mis ühendab nagu häid podcasti nimesid, et mis neid iseloomustab ja siis mulle tunduski, et neid iseloomustab see, et see pealkiri on väga meeldejääv, lihtne, piisavalt huvitav, aga samas ta ei ole mingi omaette leiutis, vaid ta on kuidagi, et sa näed seda pealkirja ja saad kohe aru, mida sulle pakutakse. Ja selles mõttes popkulturistid oli nagu siuke imehea sähvatus, et ma sain aru, et see on ju täpselt see, mida me otsisime, see on täpselt see, mis me hakkame tegema. Ja üleüldse see sõnamäng ka, et popkulturist, et seal on ju, et seal on see pop osa ja siis kulturismi osa on ju, et see iroonia. Kultuuri osa ja kultuur jah, nagu mingil valel moel vaata, sest et tegelikult ega kultuuri inimene ei ole kulturist on ju. Ja samas me oleme kaugel kulturismist, aga samas me võime olla popkulturistid, vaata, ja kõik see, et see oli nagu väga tore. Tundus toimivat, eks ole. Jah, aga nüüd ongi see nii sisse töötatud, et see on nagu, tundub, et kuidagi teisiti see ei saakski olla. Ja kes me oleks, kui me ei oleks popkulturistid, eks ole? Me oleksime ümmargused nullid. Ja nüüd ongi aeg hakata tähistama seda, et me tõusime sellest nulli staatusest ikka tähtede ligi. Et mis me siis teeme, et tähistada? Ma olin täiesti kindel, et me peame tähistama sellel päeval, kui meie podcast välja tuli. Esimene podcast, aga siis ma vaatasin, et see oli 24. juuni ja sellel päeval me ilmselt mingit oma pidu korraldama ei hakka, et jaanipäeval väga konkureeriv üritus. Hakkama ei saa. Nii et siis ma mõtlesin, et mis see siis teine variant võiks olla, et
2012 juuni me lindistasime podcast, see on nagu selle alguse hetk, see on see esimene hetk, kui me istusime maha, nüüd hakkame tegema ja see nagu 12 tundus juuni 2016 olgu Täpselt. ajaloo annaalide tarbeks märgitud. Ja see on esmaspäevane päev, nii et siis tundus, et see nädalavahetus enne seda, ehk siis praegu jäi nagu selle peale, et 10. juunil me võiksime tähistada. Me ei ole veel 100% kindlad, kus ja kuidas, vist me siin natukene mõtlesime, arutasime seda teemat. Aga me oleme ühel meelel, et see peab olema ikkagi mingi paik, kuhu saavad tulla ka teised inimesed. Kohtruumis. Jah, me ei saa teha seda näiteks siin teie elutoas, sinu ja Eeva elutoas, sest et siia mahub vähe inimesi. Me ikkagi katsume nagu mingit sükest staadioni kontserdi mõõtu välja anda. Nii et see peab olema mingi paik, kuhu näiteks mahub nagu vähemalt süke laulupeo nagu seltskond ära. Okei, oleme nõus ka järeleandmisi tegema, võib-olla siis nagu võtame mingi natuke väiksema koha, aga igal peab olema mingi paik nagu, kuhu saab tulla. Ja teiseks, seal võiks olla mingisugune hea põhjus, milleks veel tulla, et see oleks tavapärasest kuidagi veel erilisem, et oleks mingisugune midagi veel, mis kuidagi õigustaks seda õue tulemist, et muidu ju ega seda podcasti me ju seal peol, nimetame seda peoks, me ju salvestame seal ikkagi, me teeme siukse live osa, live salvestuse, seda saab hiljem ju järele kuulata, nii nagu kõiki meie osi, aga mis on see eriline miski, see lisaväärtus, mis on veel olemas, lisaks sellele, et inimesed saavad näha meid, eks ole, mis on ju ülisuur lisaväärtus, ma olen kindlasti, et saavad katsuda meid, nuusutada, mida iganes teha meiega tegelikult, me oleme sellel õhtul, me oleme valmis milleks iganes, sa oled sellega nõus, kõigega nõus põhimõtteliselt, nagu on see mingi film, vaata, kus Rick and Mortis oli ka üks osa, kus ma olen nõus, et te võite katsuda ja teha Jimmiga, mida iganes te tahate, et selles suhtes ma olen sinuga ühel lehel. Okei, ma olen sellega ka nõus, aga midagi peab sinu jaoks ka, sa pead ka midagi, sa pead midagi ikkagi nagu inimestele andma midagi endast. Sa pead midagi andma endast ja see ei ole päris nii, et tuled ja istud käed rüpes ja kuidagi oled niisugune passiivne nagu kättesaamatu, et kui sa juba tuled ikka nagu rahva sekka, ma panen lipsu vahele, ei, ma võtan lipsu ära, ma ei tea, mida ma teen, kuidas ma riidesse peaks ennast panema. Alustuseks võid võtta lipsu ära, vaatame, kuhu me edasi jõuame, aga vähemalt aga mütsi võid pähe jätta. Jah, võid jätta. No nii, Ivo võtab lipsu ära, mina annan ennast ära, kui keegi soovib, sel õhtul. Nii, ja see, kui sellest ei piisa, siis võiks ju midagi veel olla seal, mis oleks tore, et inimesed võiksid jääda isegi kauemaks ajaks sinna paika hängima. Mingit meelelahutuslikku sisu. Ühesõnaga, see kõik on praegu väga salapärane, võib-olla me õrritame, võib-olla me midagi teame juba, aga võib-olla ei tea. Igal juhul, mis on paigas, on see kuupäev. Ütle uuesti see kuupäev. 10. juuni. 10. juuni. See on laupäev. Laupäev 10. juuni 2017 ja linnaks saab olema Tallinn. Nii et vabandust kuulajad, kes te olete mujal, katsuge lihtsalt sellel õhtul siis või päeval, ma ei tea seda kellaaega veel, aga katsuge lihtsalt kuidagi sättida ennast Tallinnasse. Ma ise ka katsun ennast sättida Tallinnasse, mina kui mitte tallinlane. Nonii, olete oodatud ja hoidke kõrvad kikkis, me varsti ütleme konkreetselt, kus, mis, kes, miks. Sellest saab olema info meie Facebookis, facebook.com/popkulturistid, sellest saab olema info meie Twitteris, twitter.com/popkulturistid ja kindlasti meie Patreonis, kindlasti meie koduleheküljel, ükskõik kus vähegi see info saab olema seal ruttu, võib-olla selleks hetkeks, kui te seda osa juba kuulate, on midagi selgunud, midagi on juba üles pandud, mingi inf liigub, aga hetkel täna, kui me seda salvestame, oleme me natuke veel salapärased. No mis muidu siis, Ivo? Millest me veel täna räägime? Mis muidu toimub? See on alati nagu, mulle teeb alati nalja, kui podcastides nagu tekivad mingid siuksed nagu augud inimeste vestluses ja siis keegi ütleb, et millest mis täna veel võiks rääkida või? See on siuke, et jah. Et see on siuke, et arutage seda omavahel äkki ja tehke saatesse midagi põnevat. Meil on, mul tegelikult oli küll plaan, ma tegin niisama nalja. Aga mõtlen, et enne plaani, meil on nagu eelmine osa sai päris palju vastu ka
ma mäletan, keeleteema nagu inimestele läheb kuidagi väga korda ja isegi minu kohta kirjutas üks meie kuulaja, et ta pole kunagi kuulnud mind nii elevil või ütleme nii, ma ei teagi, elavana selles vestluses, kui siis, kui ma rääkisin kirjade lõpetamisest ja päikesest ja muudest teemadest, nii et tundus, et eelmine osa nagu kuidagi kõnetas inimesi ja ma ise ka jäin väga palju mõtlema nendele teemadele ja olen oluliselt muutnud oma e-kirjade alustamise ja lõpetamise stiili. Oi. Sest varem ma tegin seda nagu, Ameerika päraselt või inglise päraselt, et nagu tere, Jim, koma, eks ole, ja siis alustan peale ja ütleme sinu see lause, et ütleme, sa mõistaksid mind hukka sellise käitumise pärast, ma mõtlesin, et ma ei taha ju ometi seda, et see inimene, kellele ma kirjutan kirja, mõistab mind hukka minu vale keelekasutuse pärast, nii et nüüd ma olen terve selle aja, mis nüüd vahepeal on olnud, väga jälginud, oluliselt muutnud seda, et ma tõesti alustangi nüüd kirju tere, Jim. Kõigile kirjutad Jim? Jah, ja et ikkagi... Ma arvan, et kõik teised hakkavad sind hukka mõistma. Ei, et see ongi see, et lihtsalt ei mõistetaks hukka ja ei pane sinna lõppu hüüumärki, vaid lähengi kohe 2 rea pärast edasi tekstiga. Ja nüüd ma ka, kui varem ma nagu ei pannud, kui ma varem panin kirja lõppu lugupidamisega ja ei pannud koma, aga samas, kui ma kasutasin väljendit kõike head, siis panin, siis nüüd ma seda koma seal enam kuskil ei kasuta. Et tegelikult on oluline muutus minu elus toimunud ja ma usun, et ka inimesed, kes minult e-kirju saavad, on nüüd rahulolevamad. Nad mõistavad sind vähem hukka. Ja õnnelikumad, sest nagu me viimases osas teada saime, e-kirjadel on väga, või ütleme, keelel ja õigekirjal on väga tugev mõju inimese vaimsele olekule. Tõsi, aga kuidas sinu vaimset olekut on mõjutanud see, et sa pead sundima ennast pärast tere panema ikkagi koma, kui sinna otsa läheb veel inimese nimiga? See on... reeglid teada on parem kui mitte teada, eks ole, et kui sa tead mille järgi teha, eks ole, sul on nüüd midagi ajus sees, mis ütleb, et nii peabki tegema. See on parem kui nagu mitte teada, et sa teed. Näiteks mina olen terve elu teadnud, et kui on sõnas või lauses, et siis ma pean sinna ette panema koma. See on nagu siuke hea lihtne asi, millest lähtuda oma tekstide kirjutamisel, aga siis sa üks päev mulle ütlesid, et tead, Ivo, kui on ilma et, siis ära pane ilma ja eti vahele koma. Ja ma mõtlesin, et see on nagu absurd, mida sa räägid mulle praegu, see maailm ei ole enam loogiline niimoodi, vaata. Peaasjalt on reegel. Ma ütlen sulle, mul on iga päev Eesti Keele Instituudi andmebaas Hotline. lahti. Ma sinna helistanud ei ole, aga kuna ma igapäevaselt ikkagi pean kirjutama erinevaid asju, siis ma ikka pidevalt kontrollin üle mingeid asju, siis mingid asjad kinnistuvad vaikselt, jäävad meelde, kas või see ilma et ma olen seda mitu korda, uurinud sealt, et kuhu see koma siis läheb, ja siis tasapisi midagi nagu jääb külge, aga enamjaolt ikkagi vist ei jää, et selles mõttes ma olen seal pidev, ma olen püsiklient ja kokkuvõttes ma ütlen sulle ausalt, vaata, ma ikkagi, ma ütlesin, ma mõistan sind hukka, Tegelikult mulle väga meeldib see, et inimesed kirjutavad ja räägivad just nii, nagu nad seda teevad, et mulle meeldib, mind huvitab inimeste isikupära ja mul on sõpru, kes ei ole üldse kirjaoskajad inimesed, kes nagu kirjutavad nagu väga valesti. Et mitte selles mõttes, et nad ei tunne kirjatähti, vaid et nad lihtsalt ei oska õigesti kirjutada, grammatiliselt korrektselt. Ei, nii hull ei ole, et üldse kirjutada ei oskaks. Kuigi, ütleme, mu tütar on mu sõber, ta ei oska kirjutada, aga see on andestatav, sest et ta pole veel 3-negi. Ja, seda küll. Nii, aga... Andestame su tütrele selle puudujäägi. Andestame mu tütrele veel praegu. Aga, et nende sõprade puhul, kes nagu väga halvasti kirjutavad ja saadavad mulle mingeid vigaseid e-kirju, siis tegelikult ma naudin seda, sest aga jumala eest, kui koma on vale koha, mis sa mõistad hukka, muidu naudid. No võib-olla ongi, et mulle nagu siuksed nagu pooltoonid, siuksed poolvääratused nagu võib-olla ei meeldi, ja kui minnakse täispangale, tulebki täiesti nagu vales eesti keeles tuleb. Okei, no nii hull ei ole, aga kui ikka nagu tuleb siuke nagu selgelt siuke nagu väga nagu lõtv ja samas sellele inimesele väga omane nagu keelekasutus on ju. Ja kui ma seda inimest tunnen ja ma tean, kuidas ta muidu ka räägib, siis see mulle väga meeldib, sest et ma näen, et ta nagu ei filtreeri nii väga, vaid ta lihtsalt nagu räägib nii, nagu ta päriselt räägib. Ja tegelikult see on kirjanikuna on päris siuke kummaline ümberlülitus tuleb teha aeg-ajalt, et ei tohi ära kaduda liiga nagu sellisesse, ei tohi nagu jääda reeglitesse kinni kunagi, et see ei aita edasi, samamoodi teatri
teatrikoolis suured õpetajad läbi aegade on öelnud, et sul on oluline ennast on ju treenida, õppida tehnikat või erinevaid näitlemistehnikaid, aga lavale minnes sul ei ole enam aega, et mõelda mingite nagu reeglite ja tehnikate peale. Kui sa seda hakkad tegema laval, siis juba on väga halvasti, siis juba sa ei tegele hea näitlemisega, vaid sa oled nagu äraolev seal laval või kuidagi tegeled mingi muu asjaga, mitte sellega, mis praegu laval toimub. Ja noh, ma ütlen, et kunstis nagu, minu arust nagu kunst ju ei armasta reegleid ju tegelikult on ju, või et seal ei ole, seal on mingisugune muu, seal läheb mingi muu masinavärk käima, kui läheb asjaks päriselt. Enne ja pärast sa võid analüüsida ja mõelda ja mõtestada ja nii edasi, aga seal koha peal sa pead olema hetkes ja kirjutades samamoodi nagu, et ei taha ju kirjutada tegelikult järgmist õigekeelsus sõnaraamatut, tahaks kirjutada pulbitsevat elusat kirjandust, on ju. Ja selles mõttes ongi jah, luule kohta ma eelmine kord ütlesin sulle, et luule on vaba maa, seal võib teha mida iganes. Tegelikult ma tahaks öelda, et kõik on vaba maa, nagu et inimesed väljendagugi ennast nii, nagu nad tahavad, et nii nagu on neile omanevad, et see ongi nagu siuke imelik pendeldamine nagu siukse kahe maailma vahel. Üks on see, kus on nagu, et mis on õige, mis on vale ja teine on see, et aga mis on omane, mis on loomulik. Ma olen ka seda diskussiooni nii enda kui vahel teistega pidanud, et mingi asi, et see ongi minu stiil. Aga samas stiil, seal on nagu ka see aspekt, et mulle siis tuuakse välja, aga sinu stiil on halb. Et see ei ole nagu mõistetav või see ei ole lihtsasti loetav ja ma olen väga palju tänu sellele õppinud. Mina ei ole loomult väga hea kirjutaja läbi kooli, mul oli kirjutamisega väga palju probleeme. Kirjandi ma vist sain 58 punkti, minu eksamite keskmine tulemus oli üle 80, enamus mu eksamid olid kõik üle 80, üle 90 ja siis kirjand oli 58. Et mul tegelikult ei ole mul ei ole see nagu olnud olemas, see võimekus või oskus ja ma ei suutnud seda kooli ajal nagu piisavalt hästi treenida. Võib-olla ma täitsin liiga palju tekstiülesanne või mis need on need vihikud mingid, mitte tekstiülesanne, vaid töövihikuid. Võib-olla ma täitsin liiga palju töövihikuid ja kirjutasin etteütlusi selle asemel, et õppida kirjutama erinevaid tekste. Ma ei tea, millest see on või kas see on kooli süü või minu süü, pigem ilmselt minu. Ja nüüd, kui ma olen pidanud kirjutama väga palju tekste erinevat moodi, väga palju ametlikke tekste, väga palju dokumente töö jaoks, väga palju artikleid, ka natukene sellist vabamat kirjandust. Nüüd ma nagu tunnen järsku, et see kogemus on kasvatanud väga palju, kui ma vaatan tekste, mida ma kirjutasin keskkoolis, püüdsin kunagi luuletada, aga sellest ei tulnud mitte midagi välja. Need ei olnud lihtsalt head luuletused. Et see areng on olnud tegelikult päris suur just tänu sellele, et ma olengi pidanud seda tegema. Inimesed mulle öelnud, et sa ütled, et see on minu stiil, ei ole nagu väga hea vabandus just selles osas, et sinu stiil ei ole arusaadav. Kas või see, et kui sa midagi kirjutad, et kas sa tead, mida sa sellega öelda tahad. Keskkoolis ma ei teadnud alati. Ja ei, see ongi täpselt, see ongi täpselt see point, miks on jube hea olla teadlik, mis on üldse võimalik. Kui sa kasutad keelt oma töövahendina, mis on keeles üldse võimalik, et seda loomulikult, et see võib-olla ajabki inimesi kuidagi vihaseks või tekib siuke refleksist nagu vihastatakse, sest et siis jääb mulje, et me jutlustame kuidagi mingit siukest ignorantsust põhimõtteliselt, et ole isikupärane, et ära õpi eesti keelt nagu selgeks, on ju. Et see ei ole üldse nagu see jutt, vaid see on just see, et lihtsalt, kui läheb asjaks, vaata, et see on, minu arust see on jälle siuke nagu omamoodi, et igaüks peab ise leidma enda sees üles selle lüliti, et kuidas ta saab olulistel hetkedel, näiteks kui sa kirjutad luuletust, et kuidas lülitada enda peas välja see probleem üldse või see muretsemine, et kas sinna ilma nagu vahele, ma tean, et sa siis ei muretsenudki, kui selle koma panid, kui ma hakkasin ma muretsesin küll, aga siis ma lihtsalt arvasin, et ma teen õigesti. Aga see ongi nagu, et pane luuletusesse koma sinna, kuhu sulle nagu tundub, et on vaja see koma panna, vaata, see ongi täpselt see, et lülita korraks välja nüüd see emakeeletunni nagu siuke jutlustav ahvikene nagu õla peal, on ju, et see on see küsimus, et kuidas olla vaba oma loomingus, samas kui ikkagi sa tahad alati nagu, samas kui sa kardad eksida, vaata, vist see ongi see kuidagi, et vabadusega kaasneb ikkagi see risk, et sa võtad endale selle riski, et sa nagu võid jääda nagu naerualuseks või kuidagi, et inimesed võivad su välja naerda, sa võid tunduda nagu rumal või kuidagi ignorantne
aga samas see ongi täpselt see, et aga kui sa nagu näitad ennast nii-öelda nagu sellena, kes sa oled, siis tulebki ju kaasa kõik see ka, mida sa ei taha näidata, on ju, tulevad kaasa kõik su puudused, su teadmatus ja kõik see, aga lisaks nagu kõik see, mis teeb sind nagu huvitavaks ja nagu kuidagi nagu intrigeerivaks inimeseks, see tuleb ju ka ja tegelikult nagu võib täitsa usaldada, et see saab olema palju nagu võimsam inimeste jaoks kui see, et nüüd, et hakata närima, et kuhu sa selle koma ikkagi panid, vaata, noh, oletame mingi luuletaja puhul, noh, et seal on mingid muud asjad olulised lõpuks. Ma ei tea, mida tänapäeval tehakse kirjanduseksam või eesti keele eksamil. Vanasti oli kirjand, seda nimetati küpsuskirjandiks, väljend, mis tekitab must siiamaani õudu. See on... Selle pealkirjaga tegi Merle Karusoo isegi minu arust lavastuse. Küpsuskirjand. Jaa, Merle Karusoo, Eesti legendaarne, elav legend, legendaarne dokumentaallavastuste tegija, et ta tõi selle žanri Eestisse. Et tema kõige tuntum teos on Olen 13-aastane, mis 80-ndatel täiesti oli siuke nagu rock and roll saavutus nagu Eesti teatrimaailmas, aga põhimõtteliselt ta tegi ka lavastuse, mis baseerus tol perioodil keskkooli lõpetanud õpilaste kirjanditel. Ja minu arust see oli küpsuskirjand, mis oli selle lavastuse pealkiri ka. Kas siis sellises kontekstis peaks lähtuma sellest, et katsume nüüd võimalikult heas ja korrektses õigekirjas selle nii-öelda kirjandi kirjutada, ma ei tea, kas keskkooli õpilased on juba oma emakeele eksamit hakanud tegema ja kas nad saavad meie nõu nüüd kuulda võtta või peaks seal pigem lähtuma siis sellest, et see on minu nagu omapärane väljendusstiil. Minu arust seal ikkagi ei huvita kedagi see omapärane väljendusstiil. Mulle jääb siuke, mul on jäänud meelde sellest ajast, et ikkagi kirjand on siuke sisse töötatud formaat, kust õpetajad ootavad ikkagi mingit spetsiifilist ülesehitust sellele teema käsitlusele ja muidugi, kui keegi minu käest küsiks, siis ma ütleks, et võiks lõpukirjandi asemel võiks anda vabaduse inimesel kirjutada mida iganes, et on, ütleme, teemad võib-olla on antud, aga ta võib kirjutada näiteks mingi luuletuse, on ju, et ta võib kirjutada mingi eksperimentaalkirjandust seal harrastada, on ju, et see ka näitab ju mingit nagu arenguastet tegelikult, et kui sa suudad kunstilist teksti luua, millel on kuidagi nagu lööki, aga minu arust nagu vähemalt sel ajal, kui meie sinuga keskkooli lõpetasime, siis oli ikkagi oluline see, et millised su mõtted on, vaata, et mida sa nagu arvad mingist asjast, ongi, et kui on mingi isamaaline teema, et mis sa siis arvad sellest meie isamaast, vaata. Mulle ei alati siuke mulje, et sa ei tohtinud seal ka väga midagi ekstreemset väljendada või midagi nagu tugevat, aga see võis ka olla selline sisseprogrammeeritud nagu või siuke sissekulunud asi, et et ma ei julge nagu koolis võib-olla midagi liiga, eriti just eksami kontekstis. Koolis muidu oli ju väga huvitav igasuguseid piire lükata ja proovida ja katsuda, sest see vanus oli õige. Aga kirjandi puhul ma küll tundsin, et kui ikka küsitakse näiteks mingit isamaalist teemat lahata, et siis tuleb ikkagi olla tubli ja tsiteerida Liidia Koidulat ja seda väljendada siis nagu sellisel ootuspärasel viisil võib-olla. Aga võib-olla ma eksin, võib-olla just ma sain nii vähe punkte, sest ma üldse ei saanud pihta, mida ma tegin. Aga minu arust see ei ole ainult kooli puutuv teema, vaid see on üleüldse suur teema elus, et kuidas nii-öelda jääda, kuidas saada ja kuidas jääda iseendaks ja mida see tähendab, mis asi on vabadus, mis on need riskid, mis sellega kaasnevad, kuidas mitte karta eksimist, kuidas olla vaba, et mul sellega seonduvad tegelikult 2 teemat, millest ma tahtsin sinuga täna rääkida. Üks neist on üks teema, teine teema, vali kumba sa tahad, esimest või teist. Ühesõnaga, mõned on seotud muusikaga. Ma räägin siis ikkagi, et mis need on, need teemad. Teema number 1 on see, et ma lugesin täna Eesti Ekspressist Siim Nestori intervjuud Genkaga, kus nad arutlesid Eesti hip-hopi mineviku, oleviku ja tuleviku üle ja rääkisid ka sellest, et kuidas Genkal on olnud siuke üliproduktiivne periood praegu, et väga lühikese aja jooksul on tulnud välja järjest lihtsalt kõrgekvaliteedilist uut loomingut ja et kuidas ta seda kõike suudab ja kuidas ta jõuab. Ja seal oli väga huvitav moment ja teine teema, teaserina ütlen, on Bruce Springsteen, aga alustame siis Genkast. Seal oli väga huvitav nagu moment, kus Nestor, nad võrdlesid Eesti hip-hopi lääne hip-hopiga, Ameerika hip-hopiga spetsiifiliselt ja siis Nestor tõi välja, et
vaata USA-s räpparid on viimasel ajal palju vähem maskuliinsed, kui nad olid, ütleme, 90-ndatel ja Genka oli nõus, et jah, on küll nii jah, et sihukest nagu, et seal toimuvad ka mingid muutumised ja see on nagu väga huvitav ja et ta ka ootab, et hip-hop ikkagi nagu üllataks ja oleks kuidagi arenev, on ju, ja nagu mitmekesine. Ja siis nad kuidagi mõlemad olid nõus Nestoriga, et tõepoolest Eestis ikkagi on sihukest nagu kõvatamist palju rohkem hip-hopis endiselt, et sihuke macho olek nagu käib asja juurde kuidagi, et see stamp endiselt on nagu väga tugev. Ja noh, Genka ütleski, et ega ju tegelikult ei pea nagu alati kõvatama. et pigem on huvitav, kui sa nagu näed, et mingi tüüp nagu esineb, on ju, ja sa nagu tajud seda jõudu kuidagi subtiilsemalt, noh, et sa tajud, et temas on see mingisugune jõud, et kui vaja, ta lööb sul nagu jalaga ukse eest, vaata. Aga noh, et noh, siin on ka mingi macho moment sees, eks ole, aga noh, põhimõtteliselt noh, saad ju aru, mida ta mõtles, on ju, et ei pea nagu alati nagu röökima ja nagu mingid nukid ei pea nagu välkuma konstantselt. Ja see ongi nagu hullult nagu, mind puudutas see teema sellepärast, et noh, mina olen hip-hopi ikka terve elu kuulanud tõesti ja huvitaval kombel mind on hip-hopi puhul just nimelt see macho aspekt või kogu see sihuke nagu kõvatamine on kõige rohkem häirinud ja see on kõige ebahuvitavam tundunud mulle kogu hip-hopi juures. Ja siin ongi nüüd nagu hästi huvitav sihuke, okei, minu jaoks väga huvitav, ma ei tea, kui sa hakkad rääkima, saad öelda, kui huvitav see sinu jaoks on, aga minu jaoks on nagu olnud alati väga huvitav sellepärast, et ühest küljest ma olen nagu väga tugevalt, ma olen tundnud, et ma saan nagu väga hästi aru hip-hopist, ma saan aru, miks see olemas on ja mis, ma olen seda nautinud nii väga juba lapsest saadik ja nagu kõiki nagu erinevaid arenguid seal ja siukseid, aga mis mind nagu hip-hopis alati köitis, oligi siuke nagu innovaatilisus. See, kui sound muutus nagu super huvitavaks, kui eksperimenteeriti, kui ma tundsin, et vaat see on mingi asi, mida ma pole nagu elu sees kuulnud veel. Et see kogu see attitude'i värk, nagu ma saan aru, miks seda oli vaja, mingil hetkel mingitel sotsiaalpoliitilistel põhjustel, aga kokkuvõttes siiski see on nagu super igav mu jaoks. Ja samas, kui keegi nii-öelda kõvatab ikkagi nagu üli cool'ilt, siis see ikkagi mulle väga meeldib. Okay. Et ütleme, et see, et Kanye West nagu lihtsalt nagu teeb terve albumi sellest nagu, et ongi, et mingi, et keppisin hästi palju modelle ja läbi ja siis noh, kuradi ostsin endale 3 lennukit ja noh, et mingi siuke, ma saan aru, et see on ka nagu mäng, et ta nagu on ju, et kuidagi tiisib, on ju, aga see lihtsalt ei huvita mind, noh, kokkuvõttes. Aga samas, kui 50 Cent on ju, mis lugu tal on sellelt eelmiselt albumilt, see Irregular Heartbeat, see ei ole üldse vana lugu, ma arvan, et see tuli võib-olla 3-4 aastat tagasi võib-olla tuli välja ja see on siuke, no ainult nagu kõvatamine seal nagu toimub, kui see on nagu puhtalt siuke nagu tapan su ära tüüpi lugu, nagu räpis on, vaata siuke eraldi siuke žanr või siuke nagu alamžanr on siuke tapan su ära, mida DMX põhimõtteliselt tegi kogu aeg. Okei. Ma pole nende alamžanrite ja artistidega nii lähedalt tuttav. DMX-i me ikka kuulasime klassivendadega, kõik olid jube elevil, kui DMX räppis, et I've got blood on my dick cause I fucked the corpse. Kõik olid nagu ossa raisk. Et vaata, kui keegi paneb nagu, kui keegi lükkab nagu nii põhja selle pedaali, siis see on jälle nagu, ongi, see on kas nagu naeruväärne või see on juba nagu, et okei, veenev, vaata. Aga kui ta on siuke nagu lihtsalt siuke, et sa saad aru, et keegi nagu täidab mingit stampi, sest et nii see räppimine ju käib, et ma pean nagu ennast nüüd hästi puhevil ajama ja kuidagi nagu hästi tähtsaks tegema ja kuidagi ainult põrkama inimestega, vaata, et siis ajad ikka ennast laiali. Jah, et siis tekib siuke tunne, et okei, ja rahu, on ju, et me saame aru, et sa oled nagu jube kõva mees, aga noh, millest sa veel muidu mõtled, vaata, või noh, et kas on mingeid teemasid veel, mida me võiksime arutada, et siis jah, et selle Irregular Heartbeat näiteks on täpselt siuke lugu, kus nagu jällegi, et kõik on nagu üli subtiilne, nagu väga, see on väga vaikne lugu, väga siuke tasane, kuulad seda ja see on nagu nii hirmus, sest et sa nagu saad aru, et ta ei tee nalja. Et 50 Cent ei tee nalja, et ta päriselt, teda on püütud tappa, ta teab, mis asi on surmahirm, ta on selle ületanud ja nüüd ta ütleb sulle, et kui sa minuga, saad aru, kui sa hakkad mingit kuradi paska nagu korraldama mulle, on ju, siis pea meeles,
ma tapan su ära. No põhimõtteliselt see ei ole nagu sõna-sõnalt, aga põhimõtteliselt see vibe on umbes siuke, on ju. Kus sul ei teki nagu kahtlust, et oota, kas see on mingi poos praegu või mis asi, on ju. Et noh, et see on jälle äge, aga kokkuvõttes noh, ma ei tea reisk, vaata, kuna ma ise ei ole eales nagu tundnud ennast üldse mingisuguse nagu macho inimesena. Ma tunnen, et sa lähed ise vaikselt siin nagu machomaks siuke. Rääkides või? Ja. Väga hea. Testosterooni tase tõuseb. Kui sa hakkad mõtlema juba 50 Centist ja mis oli DMX. DMX, jah. No aga kuidas sa oled sellesse suhtunud läbi elu? Ma tean, et sa ei ole eluaeg olnud mingi hip-hopi kuulaja. Ei ole. Et sa olid metallimees, aga metalis on ju samamoodi väga tähtis siuke nagu agressiivsus, et see on see esimene asi, mis sul seostub, on see, et keegi karjub. Tuleta mulle meelde, et ma jõuan sinna tagasi Okay. selle metalli teema juurde. Ma alustan sellest, et ma lugesin ka seda artiklit Ekspressist ja see meeldis mulle väga. See oli selline 2 inimest, kes tegelikult mõtlevad väga palju muusikast omavahel, nüüd räägivad muusikast. See on alati nii põnev, sest tihtilugu, kui on mingid artiklid muusikutega, et sul on uus plaat väljas, kuule räägi, mis värk on. Et need on nagu nii igavad intervjuud, sest nagu sa näed, et see artist võib-olla püüab seda vestlust nagu kuidagi suunata sellise nagu igasuguste selliste sisulise diskussiooni poole üldse muusikast või sellest albumist, aga lõpptulemus on see, et ta tahab promoda oma plaati ja see teine inimene tahab lihtsalt korra rääkida, ega ta nagu võib-olla nii sisuliselt seda ei pruugigi alati teada, aga nii lahe on, kui on nagu kui sa näed, et tõesti muusikaajakirjanik teeb intervjuu muusikuga ja seal ei olegi ainus eesmärk see, et nüüd seda ühte plaati promoda, vaid nagu võib-olla rääkida laiemalt sellest teemast. Väga nõus. Et see Genka, ma ei tea, mis oli 4 plaati, mis ta see aasta välja lasknud on. Võis olla, jah. Et see oli võib-olla siis hea põhjus rääkida nagu sellest muusikakultuurist praegu Eestis üldisemalt. Ja see oli nagu nii vabastav ja minu jaoks ääretult oluline, et sellised diskussioon oleks. Ma tahaks näha tõesti nagu rohkem seda värki, et keegi istukski näiteks Genkaga maha ja räägiks pikalt sellest, kuidas erinevaid riime luuakse, kui palju, tegelikult mitte ainult Genkaga, vaid üldse Eesti erinevate hip-hop muusikutega, kuidas nad riime loovad, millest nad mõtlevad, kas nad mõtlevad läbi silbi ehitust või kuhu nad panevad rõhu või kuhu nad panevad need riimid, millal täpselt, kui kaua sa seda üleskruvimist teed, enne kui sa selle punchline'i sinna lõppu paned, kuidas see nagu mõtlemisprotsess toimib, kelle jaoks on see rohkem tehniline, kelle jaoks on see rohkem selline täiesti vaba vorm, et vaata hip-hopis sa saad ju ka läheneda väga mitut moodi, nii palju kui ma olen aru saanud teiste tegemistest, et Genka selle artikliski ütles, et see on nagu pusle kokku panemine, eks ole, see natuke suunab sinna poole, et ta mõtlebki seda tehniliselt, ta kirjutab ühte teksti väga pikalt, otsib neid õigeid sõnu, et see nagu kokku tuleks ja samas on kindlasti ka artiste, kes panevad biidi taha mängima, kellel hakkab peas juba mingisugune asi käima, see ongi nagu siuke pooleldi improvisatoorne protsess, eks ole. Et minu jaoks nagu see on ääretult põnev ja see artikkel nagu natukene täitis minu seda soovi sellist teemat lugeda. Ja see macho teema, kui ma seda lugesin, ta nagu korraks resoneerus ka, millegipärast jäin rohkem selle tehnilise aspekti taha kinni seda lugedes, aga selles suhtes on sul õigus, et ka minu jaoks on olnud räpp-muusika juures natukene eemale tõukav just see nagu väga tugev macho pool. Samas mingis vanuses jällegi ta oli nagu naljakas. Et vaata, kui Eminem oli nagu äge. Eminem ei olnud väga macho räppar selles, ta oli nagu naljakas räppar, ta nagu natuke mõnitas seda kultuuri, ta natuke viskas selle üle nalja, ta natuke nagu oli ka, aga samas ta oli ka jälle see vend, et sa nagu said aru, et ta teeb nalja, aga samas sa said aru, kui ta räägib tõsiselt. Ja Eminem on super trikster alati olnud ja see ongi, et ta ei ole kunagi, sa ei püüa kinni teda, sa ei saa teda panna mingisse lahtrisse, et ta on selline, vaid ta nagu lipsab sul käest, ta on lihtsalt nii nutikas ja nii kuradi, ta mõtleb nagu 100 korda kiiremini kui sina, vaata, et ta on nagu kogu aeg sust nagu ees. Aga sa saad ka aru, millal ta nüüd räägib nagu irooniliselt ja millal ta, see on õige sõna, mida ma siin kasutasin, irooniliselt, mitte sarkastiliselt. No ta teeb seda kõike, ta on irooniline, ta on sarkastiline, ta on... Viimane kord ma kasutasin sõna düsleksia ja tuleb välja, et see ei olnud üldse õige, mis on ka fine, aga jah, seal ongi nagu see pool, ma just vaatangi, mul on siin plaadiriiulis Kool D plaat Räpased riimid, mida ma omal ajal ostsin, sest ilmselgelt mulle see meeldis ja nüüd tänapäeval kuulates, see ongi nagu see hip-hopi areng ka Eestis, neid tekste kuulates ei ole nagu naljakas minu meelest tihtilugu need lood enam, et nagu võib-olla see tol ajal oli nagu ägedam selliste sõnumitega lugusid luua, kuidas ikka tütar on üksi kodus ja sina lähed ja teed mida tahes, aga ütleme, tänapäeva kultuurilist konteksti
arvestades see nagu, see on omandanud võib-olla kas teise varjundi, sest noh, tähendus on tihtilugu ikka sama, aga see nagu, noh, see oli siis nagu machotamine ja tänapäeval on see võib-olla juba liigne machotamine. Et võib-olla see muutus ei ole toimunud mitte ainult selles, et lihtsalt ongi nagu mindud, et on juurde tulnud ka pehmemad artistid, vaid lihtsalt see nagu kultuuriruum enam väga ei taha sellist nagu väga tugevat machotamist või ma ei teagi, kuhu ma sellega jõuda tahan. Aga see on mul mõtetes küll olnud, et minu jaoks siis, kui tuli Chalice välja, et siis oligi see, et ma olin liiga vana, et pidada nagu A-rühma naljakaks enam tol hetkel, sest kui A-rühm välja tuli, siis ta oli siuke mingi head lollid naljad või midagi, sest ma ei saanud arugi kõigest, enamusest ilmselt. Aga siis, kui nagu Chalice välja tuli, siis ma mõtlesin, et näed, see on nagu see räpp, mis paneb nagu mõtlema hoopis teistmoodi, ta läheneb nagu selliselt, et ma räägin sulle nagu mingitest mõtetest, mis mul on olnud, ma teen hästi palju kultuurilisi viiteid, ma räägin nagu rahulikult asjadest, ta ongi siuke nagu chill värk oluliselt võrreldes kõige muuga. Ja samal ajal siis seal kõrval see endine värk jättis kuidagi veel nagu ebameeldivama mulje, et nagu tekkiski olukord, et jah, seda saab ka nagu rahulikumalt teha ja mitte sealjuures olla nagu väga macho. Ja siis nüüd me jõuame nagu selle juurde, mida Genka tänapäeval teeb, kus on see siuke macho ja postimine nagu väga selgelt ikkagi sees. Lugu Jeesus Presley on väga äge selles viisis, et see on nagu kuidagi siuke eneseteadlik postimine või kuidagi nagu sa ei üritagi ette visata mingit maski, et näete, vaadake, milline ma olen, vaid see ongi natuke selline irooniline, see on natuke siuke naljakas ja seal on natuke seda siukest väikest tõekildu taga ja ta on pehmem. Ta on siuke pehmem postimine, ta ei peagi minema ütlema, et noh, come on, touch me, eks ole, te ei tule mulle lähedalegi, vaid ta teebki seda läbi nalja, samas noh, nagu kõik saavad ju aru, eks ole, mida ta sellega öelda tahab või ütleme, noh, me saame aru tema positsioonist Eesti hip-hopi maastikul näiteks. Yeah. Et ma ei tea, kuhu ma selle tekstiga jõudsin, vist mitte kuhugi. Ei, jõudsid küll kuskile, minu arust siit ongi võimalik jälle tõmmata kaar tagasi sinna, kust me alustasime, et reeglid versus vabadus, et hip-hop ju tekkis selleks, et purustada reegleid, et lõhkuda kehtivat maailmakorda, ta oli nagu poliitiline, on ju, läbi ja lõhki ja samamoodi nagu punk, et väga sarnane tegelikult ju, noh, väga sarnastel põhjustel sündinud muusikažanr ja üleüldse siuke mässumeelsus käib ju muusikaga kaasas, on ju, et omal ajal Elvis oligi, et Bruce Springsteen on ka rääkinud, kuidas Elvis ikkagi, kui Bruce nägi kunagi Elvist esimest korda elus, siis tal põhimõtteliselt maailm kukkus kokku korraks ja siis nagu kildudest pani kokku uue maailma nagu, et seda on raske ette kujutada, et kuidas sai Elvis olla mingi revolutsionäär, sest et mina olen üles kasvanud selle eelhoiakuga, et Elvis on mingi vanainimeste muusika, noh, et kui Elvis laulab raadios, siis mu vanaemale meeldib, on ju. Et noh, et ja kuidas see saakski sulle siis meeldida? No ja mis seal nagu siis nüüd nagu, milles see mäss seisneb või milles see revolutsioon seisneb, vanainimeste muusika. No, et hip-hopis samamoodi nagu üks päev on 50 Cent vanainimeste muusika. Jah, kusjuures see on väga hea. Ma olen alati, ma olen ikka öelnud jah, et see on nii tore, et praegu see meie põlvkond on see põlvkond, kellest saavad nagu trummi ja bassi vanaemad ja vanaisad, kes nagu ongi, et õhtul tahaks kudumise kõrvale midagi nagu rahustavat kuulata, siis lükkad näiteks mingi Goldie Best Hits albumi lükkad käima. Aga põhimõtteliselt, et kuigi hip-hop on siuke vabaduse relv, siis tahes-tahtmata, vaata, kui sa töötad sisse mingisuguse žanri, seal tekivad omad mingisugused stambid. Et ja stamp on midagi sarnast juba reegliga või nagu kuidagi, et inimesed nagu kukuvad stampidesse tagasi, vaata, et selle asemel, et kuidagi mõelda edasi, et minna sammu võrra edasi sellest. Ja minu arust see ongi see hip-hopi häda on kuidagi see, et inimesed arvavad, et kui sa hakkad räppariks, siis noh, ju sa pead rääkima sellest, kuidas sa nagu tulistad inimesi, kuidas sa vihkad mente, kuidas sa noh, ongi, et sul on mingisugune paljas modell nagu põlve peal, sa sõidad limusiinis, sul on plaatinaga kaetud hambad, et mingid sellised stambid, millest nagu haaratakse kinni ja siis see muutubki nagu täielikuks farsiks, kui see ei ole sulle loomuomane ja sa teed seda mingis kultuurilises kontekstis, kus see ei mõju kuidagi loomulikult ja selles mõttes nagu A-rühm oli jumala kihvt asi sellepärast, et minu arust nad kuidagi sulatasidki kokku siukse nagu kohaliku koduse ja samas siukse nagu lääneliku, et nad võtsid selle laenu sealt
ja samas nagu jäid nagu oma jopedeks, vaata, et sa said nagu ikkagi mingil määral aru, et kuigi see oli nagu palju kuidagi ülbem ja sihuke nagu noh, põrkavam kui Chalice, kui ta tuli, on ju, siis ikkagi nad mõjusid ikkagi juba nagu väga kihvtilt, noh, saad aru, nad nagu panid siin, nad noh, see sound, see beat ja kõik see nagu olek, seal oli midagi nagu julget ikkagi ja midagi uut siiski, et ta ei mõjunud ja see Kool D samamoodi, et ma ka nagu ikka nagu väiksena nagu väga palju kuulasin teda ja naerisin ja see lõbustas mind, kõik see tütarüksi kodus, kõik need roppused, see obstsöönsus nagu, et ma nautisin seda, et ma ei võtnud seda kunagi tõsiselt, et ma noh, Kool D minu arust esimene kassett, mis ta välja andis, seal ta ju poseerib mingi Uziga, on ju, tal on käes on Uzi ja mingi märklaud, kus on augud sees ja noh, kui sa tead, on ju, et see on mingi Tartu Jorss, on ju, kes on, ma ei tea, kui vana ta siis oli, 17 või midagi, no et ta ei ole mingi tapja gängster, vaata, aga kui sa saad aru, et see on nagu, et noh, see on nagu räpp Eesti moodi, vaata, et seal ongi mingi ülemineku, noh, et see on nagu mingi üleminek, vaata, et järjest kihi haaval on tulnud seda nagu läänelikku sükest nagu stampi on nagu maha tulnud ja selle asemele on osatud kasvatada midagi, mis on nagu uus ja kuidagi meile nagu loomomane, et see ongi nagu äge. Aga siiski jah, seda peab ütlema, et Eesti hip-hop on endiselt väga maskuliinne, meil ei ole naisräppareid, kellest kõik teaksid, kes on kuidagi pildis nagu jõuliselt. Sul on tõsi, see on tõsi, naisartistid on kuidagi need, kes laulavad räpparite refrääne kuidagi. Et noh, ongi, et kui me rääkisime Kool D-st, ta tegi ju sageli koostööd Maian Kärmasega, kes laulis talle taustasid ja noh, ühesõnaga see on ka sihuke omamoodi hip-hopi juurde käiv mingi komme, on ju, et karmid mehed räpivad karmidest asjadest ja siis võetakse mingi sihuke inglihäälne naine nagu refräänile, et nagu pehmust tooma, on ju, et kuidagi nagu hingestada seda jõulist sõnumit. Aga ega ka USA-s ei ole mingeid väga palju mingeid naisräpi näiteid ju tegelikult tuua, nii et see on sihuke üldine probleem. See on nii huvitav, kuidas see kommertsmuusika paikapanek ja lõhkumine käib, sest noh, kui hip-hop kasvas välja sellest undergroundist, see kogu see lugu, kuidas see oligi selline tänavate muusika, sihuke mässumuusika, sihuke midagi uut ja täiesti teistsugust ja reegliteta esialgu võib-olla, noh, nagu ta tuli ja kui ta lõpuks areenile sai, kui ta lõpuks oligi see mainstream muusika, siis noh, siin võib vaielda ilmselt, ega ma neid asju nii väga hästi ei tea ka, aga üks esimesi sihuke tõsiseid kommertshitte oli Rapper's Delight, mis oli ju tegelikult noh, ütleme need nii-öelda päris underground hip-hopi vennad seda kunagi tõsiselt ei võtnud, et see oli nagu sihuke, et noppitigi kokku parimate artistide mingid fraasid, visati kokku mingi laul, tehti ära, see laul sai meeletult populaarseks ja kuidagi defineeriski ära selle, mis see nagu kommerts hip-hop nüüd on, mis see nagu, mida me kõik peame jäljendama selleks, et olla edukad ja kui need nagu tõsisemad artistid siis tänu sellele kuidagi järjest rohkem hakkasid areenile pääsema, siis hakkaski pihta see võib-olla nende alguses paika pandud stampide lõhkumine, et keegi sai natuke sinna poole minna, keegi jälle tänna poole ja noh, oleme me jõudnud tänapäeva, kus hip-hop on ikkagi nii meeletult varieeruv, nii teistsugune sellest, millest ta võib-olla alguse sai ja noh, minu jaoks ka palju huvitavam, et noh, ütleme need tänapäeval juba need rütmifiguurid, millest eeldatakse, et sa lähtud, et see ei ole enam selline Run DMC-lik sihuke noh, lihtne riimimine, vaid seal on nagu ääretult palju läbimõeldust läbi kogu selle teksti, et kuidas sa tuled mingite mõtetega tagasi, kuhu sa need riimid täpsemalt paned, kuidas sa seda rütmi hoiad, kuidas sa seda flow'd hoiad, kuhu sa teed need punchline'id, ja kõike seda tegelikult taustal, mis ei ole üldse klassikaline hip-hopi taust, mis aitab sul seda rütmi väga lihtsalt hoida, vaid tegelikult on ta nüüd midagi palju siukest umbmäärasemat, palju pehmemat ja teistsugust, või siis vastupidi palju räigemat, aga jällegi need rütmid on palju segasemad. Ja minu jaoks on ka see areng hip-hopis, areng on alati olnud nagu kõige olulisem osa hip-hopist, mu jaoks nagu areng ja beat või areng ja sound või, et sellepärast mind ikkagi tõmbas kõige rohkem, ütleme 90-ndatel ikkagi tõmbas nagu Busta Rhymesi, Missy Ellioti poole, seal Timbaland andis väga palju värvi nagu oma produktsiooniga, siis ta nagu murdis mainstreami, siis ta hakkas pop-artiste, eks ole, produtseerima, Nelly Furtado ilmus välja, kellest nüüd pole ammu enam olnud kuulda, aga Justin Timberlake'i hakkas Timbaland, eks ole, toetama ja kuidagi, et toimus sihuke sulandumine
Timbaland tõi mingi väga huvitava nagu väga dünaamilise, hoopis nagu kuidagi voolavama ja kuidagi nagu jah, nagu ühesõnaga dünaamilisema heli, kui oli varem, ütleme just nimelt mingi Run DMC näiteks, mis on nagu hästi sihuke see on see vanakooli defineeriv hip-hop, eks ole. Lihtsalt sihuke nagu, et vaata, kui disko kohta öeldi vaiba kloppimine, siis ma ei teagi, see old school hip-hop, et on sihuke nagu mingi ämbri kloppimine, ämbri peksmine või sihuke nagu, et sul on mingi sihuke hästi nagu, et sul ei ole mingit nagu kõlalist, mingit sihukest nagu mahedust või mingit sihukest dünaamikat, vaid see on väga nagu selles mõttes jällegi pungilik, et on nagu toores, hästi toores ja sihuke nagu äkiline ja sihuke masinlik isegi. No vot, et kuidagi, kui 00-ndatel The Neptunes hakkas nagu värvi andma hip-hopile, siis juba oli jälle tunda, et okei, nüüd puhuvad mingid hoopis uued tuuled, et võib-olla võib tõesti hip-hopi soundis teha mida iganes. Pharrell Williams kasvas sellest välja, eks ole, veel, et ta nagu Neptunesist eraldus, hakkas tegema, sai ise staariks ja Pharrell siiamaani on ju tegutseb samamoodi nagu kõik need teised, keda ma mainisin, aga et 10-ndatel, kui ütleme nagu meie põlvkonna inimesed said suureks, et siis juba minu arust läks ka nagu asi kuidagi sisuliselt jälle nagu vabamaks, et kui sinnamaani oli nagu sound, kuidagi vabastati seda soundi, siis nüüd nagu on ka sisuliselt nagu kuidagi sihuke, et ta on nagu meie põlvkonna nägu, ta käsitleb kõiki neid teemasid, kõiki neid kahtlusi, neid küsimusi, mis meil on, ehk siis kui tänapäeval sa vaatad mingit oma põlvkonna räppartisti, siis sul ongi alust nagu kahelda selles, kui ta hakkab nagu kuidagi nii-öelda kõvatama, vaata, et sest sa tead, et mingid muud teemad on hoopis nagu kuidagi põletavad hetkel, mitte see, et kes on kõige kõvem mees, vaata, vaid on mingisugune hoopis mingi muu asi, et sellepärast on nagu super huvitav olnud näha, mida Tyler, the creator teeb, eks ole, et kui ma tema avastasin kuskil 10-ndate alguses, siis ma sain aru, et okei, nagu et hipsterlus on jõudnud rap-muusikasse ka, et kõik see, mismoodi ta riides käis, kuidas ta nagu üldse oli, kuidas ta ennast nagu kuidagi esitles sükse renessansi aja inimesena, et ma teen kõike, mulle meeldivad värvid, mulle meeldivad mustrid, ma olen vaba, vaata, et ma mingi siin disainin mingeid imelikke särke ja siis ma lähen stuudiosse ja hüppan selga inimestele ja olen nagu sihuke pöörane ja nagu destruktiivne isegi, aga samas olen nagu jube eneseteadlik ja sihuke nagu räägin oma lugudest sellest, kuidas ma oma terapeudi juures käin, kõik mingid siuksed nagu, et mingisugune sihuke nagu, et need piirid, sa tundsid, et need piirid on ka sisuliselt kuidagi nagu väga valla läinud ja võib-olla viimane räppar, kes mind nagu väga üllatas ja väga positiivselt oli sihuke räppar nagu Leif, kelle nime kirjutatakse LE1F, et I asemel on number 1. Lemon F. Okei, Lemon F. Lemon F. ei, ma ei tea, ta ütleb Leif minu arust ise või Lef või kuidagi niimoodi täheldab. Ameerika hip-hop artist, kes on sihuke nagu super gei. Et täiesti nagu, et ei ole kahtlust nagu, et kas ta on gei või ei ole. Ja nagu väga feminiinne ja kuidagi YouTube'is sattusin peale tema mingisugusele laivile South by Southwest festivalil, kus ta mingil väiksel laval nagu tegi mingisuguse, ma ei tea, pooletunnise seti ja saad aru, ta on nagu mingi tulnukas seal laval, ta on nagu, et temas on nagu nii tugev sihuke nagu naiselik sihuke energia hoopis, vaata, aga samas ta hääl on hästi madal, et ta võiks samas nagu hääle järgi otsustades olla sihuke sihuke macho tüüp nagu väga ja samas ta on sihuke ise sihuke nagu siuglev ja sihuke nagu pikkade siukeste rastapatsidega, mis ta nagu seal vehib nendega ja keerutab seal laval nagu ja see ongi sihuke, et sa vaatad nagu mingit kuradi stseeni 5. elemendist, vaata. Et jälle sihuke hetk, kus sa näed, fuck, see on nagu nii, see on futuristlik nagu, et see on see areng, mis mulle meeldib hip-hopis, et sul on see vabadus, et sa saad olla seal sina ise, sa ei pea jääma mingitesse nagu stampidesse, et kui kõik varasemalt käisid laiade pükstega, siis sa ei saa olla räppar, kui sul ei ole laiu pükse, vaata. Millest Kanye West nagu ka esialgu palju räppisid, et ma kannan polosid, et siis ma ei ole räppar, vaata, mõned arvates on ju, et roosad polo. et ühesõnaga mulle hullult meeldib, kui kaaperdatakse vorme ja žanreid. See on nagu ülihuvitav mu jaoks, et kui inimesed ei järgi mingeid juba ette maha seatud rööpaid, vaid teevad mingit nagu hullu asja nagu nii-öelda vales kontekstis. Samamoodi nagu mul sellega seostub, et kui The Streets tegi loo Blinded by the Lights,
siis sel perioodil veel oli nagu kuidagi veel natuke nagu huvitav rääkida ossidest ja jõmmidest ja et on mingi Bemariga tüübid, kellel on paksud sulejoppeid ja kiilakad pead, kes kuulavad trance'i, on ju, trance oli nagu räpane sõna nagu sel hetkel või kuidagi sihuke, et noh, et keegi ei kuula trance'i, kes on vähegi nagu inimene ja Blinded by the Lights nagu minu arust nagu kaaperdas siukse trance'i soundi, pani selle The Streets'i nagu sinna muusikasse, on ju, ja The Streets ju oli üliteravmeelne ja nagu kuidagi nagu noh, jällegi nagu pigem selles Eminemi liigas, et nagu sihuke väga äge, värske, nutikas nagu tark muusika, on ju, ja samas sihuke kelmide muusika ja ongi ta hakkis selle trance'i soundi lihtsalt nagu siukseks nagu oma two-step'i asjaks nagu, et kui seda lugu kuulata, siis ilmselt saate aru, et see põhise hakitud sündi sound on varasemalt, kui sa võtad need lõiked sealt vahelt ära, et ta ei ole hakitud, siis ta oleks nagu põhiske trance'i sihuke nagu süntekaliin et sihuke nagu kaaperdamine, et sa võtad mingi vale asja ja paned selle enda jaoks õigesse kohta ja see tundub nagu suur viga, mida teha aga samas sa teed selle omaks ja siis sa üllatad kõiki, saad aru, et sa oledki teinud selle nagu sa oled röövinud panka põhimõtteliselt, et sa oled võtnud midagi, mille puhul kõik arvasid, et see on safe'i skin'i ja ei kuulu sulle, sa oled selle võtnud enda omaks, sa oled olnud see bandiit, see kelm, see trikster ja see on just see, mida me tegelikult ju kõige rohkem hindame kunstnike juures, et nad teevad seda, mida keegi teine ei julenud teha või ei osanud teha või ei söandanud ja teevad selle enda omaks ja siis näitavad, et näete, ei ole mingeid piire, me oleme vabad. Jah, selles suhtes küll ja tõesti, kui ma mõtlen nendele artistidele hip-hopis, keda ma täna kõige rohkem hindan, siis see sama jutt, et kuidas see sisu on muutunud nii palju teistsugusemaks, noh ma mõtlen jällegi Open Mike Eagle, A$AP Rock, need artistid laulavad oma nõrkusest, mitte oma tugevusest. Need teemad ei ole mitte see, kui äge vend ma olen, kui ma peol käin, kui kõvasti ma pidu panen, vaid sellest, kuidas ma tunnen ennast isoleerituna, kui ma olen peol, ma tunnen ennast nagu ma olen võõras maailmas, nagu ma ei kuulu siia. Ja noh, see on nagu hästi inimeses kinni, kellena ta ennast tunneb. Mina pigem tunnen ennast jällegi peol nagu sihuke võõrkeha ja see kõnetab mind palju rohkem, et hip-hop täna on palju rohkematele kättesaadav, kui ta kunagi on olnud. Just seetõttu, et noh, ega meil need teised teemad kadunud siis ei ole. Mõnes mõttes, nagu me enne ütlesime, Kool D puhul need teemad on võib-olla teistsuguse varjundi saanud. Me ei defineeri neid enam nii nagu siis. Aga noh, võib-olla siis ka võttes selle sama Ekspressis ilmunud artikli aluseks, Eestis veel see variatsioon pole sinnamaani jõudnud või seda kõike ei ole veel nii palju, kuid samas viimastel aastatel on jällegi toimunud siuke uus põlvkonna pealetulek või siuke meeletu Eesti hip-hopi laienemine. Siin on nii palju väga erinevaid asju. Noh, me võime jällegi mainida Shalice'i, kes läbi oma karjääri, läbi oma plaatide on eksperimenteerinud hip-hopiga, mis polegi enam väga hip-hop, vaid on lihtsalt klaveriballaad. On eksperimenteerinud beatidega, mis on India muusika põhjal üles ehitatud, on teinud nagu väga palju erinevaid asju ja noh, samas siis ka see Genka ja Pauloja duo, mis on ka seda uut soundi püüdnud iga uue nagu teosega jälle rohkem sisse tuua, arendada, vaadata, kuhu jõuda. On olnud nii-öelda neid jazz-hip-hopi artiste või bände, kes segavad kokku siis sellise kontrabassiga mängitud muusika ja hip-hopi, on olnud siukest rege-laadset hip-hopi, kõike seda on nagu tulnud. Nüüd jällegi uued tuuled, et noh, äge, ma ei tea, Tommy Cash ka ju on loonud, noh, ma ei tea sellest teemast nii palju, et täpselt nagu öelda, kes mida lõi, aga ütleme vähemalt Eesti kontekstis me defineerime siukest slaavi pärast, siukest nagu üle vindi keeratud hip-hop ikkagi, see ongi Tommy Cash, tema nagu lõi vähemalt siin ruumis ja tundub, et ka läände eksporditava sellise nagu slaavi madalkultuuri üllitise või siukse nagu ülistuse. Jaa, aga vaata, seal ongi jälle see kaaperdamise moment, mis teeb selle eriti huvitavaks, et kui ta oleks läinud sinna mängima mingit Lasnamäe kaaki, ehk siis kõvatama, siis ei oleks toiminud. Aga mulle näib, et ta ikkagi on väga julgelt
selline, nagu ta on, ehk siis, et jällegi ta on küllaltki nagu, jällegi küllaltki siuke feminiinne artist oma kuidagi nagu kehakeelelt ja ta on siuke nagu õbluke tüüp, on ju, ja ta on siuke hipster, on ju, ja ta ei varja seda ja ta on liitnud selle kokku kogu selle Lasnamäe nõukaaja fake Adi teemaga. Kuigi tema puhul vist on see Põhja-Tallinn rohkem, mitte Lasnamäe, ma ei teagi, kust ta pärit minu teada ta on Lasnamäelt pärit ja ta on nüüd oma esimesed videod ju ka, vähemalt üks tema mingi varasem video seal toimub Lasnamäel ja ta on siuke nagu, ma võin eksida, aga vähemalt mul on kuidagi kuskilt niimoodi meelde jäänud. Et just see julgus jah, et mitte maha salata seda, mis on sulle loomuomane või kust sa oled pärit nagu, mis on see sinu taust ja mis sa oled, milline sa oled, et sa ei pea mingit nägu tegema, et minu arust nagu hip-hopis on väga raske petta ära inimesi, et sa oled seal ikka üsna nähtaval tegelikult, et kohe on näha, kas sa nagu oskad sõnu saada või ei oska, kas su jutus on mingi mõte, mingi sisu või ei ole, kas sa nagu tuusad lihtsalt või sa päriselt oledki tuus, noh et see on nagu, see on lihtsalt kohe näha, et võib-olla mingite žanrite puhul, kus sa oled rohkem, ütleme, hea näide on mingi elektrooniline muusik, mis võib oma kõlalt olla nagu üliagressiivne ja siuke nagu ülbe ja võib-olla sa oledki, sa esineb mingis hämaras klubis, sa oled nende süntesaatorite ja sampleri masinate ja nende läpakate varjus seal, on ju, keegi ei näegi sind, noh et see lihtsalt, et see sound ise kõneleb sinu eest, aga hip-hopparina sa oled ikkagi nagu poeedina, põhimõtteliselt sa oled ikkagi nagu, sa oled üksi seal spotlightis, mikker käes ja sa oled see, kes sa oled seal, noh et see on siuke karm, see on selles mõttes nagu väga karm ja nagu väga nagu sa oled läbinähtav, kui sa oled seal nagu spotlightis. Jah, see ongi, noh, seda sama tegelikult evolutsiooni ja noh, ütleme muutusi on lahe vaadata ka rockmuusika puhul, milles mina tunnen ennast võib-olla kodusemalt, võtta sa ütlesidki, et noh, et see agressiivsus ja värk käib seal kõik samamoodi sinna juurde, et noh, kui see rockmuusika nagu algas seal, noh, sa rääkisid, eks ole, Elvisest ja kõigest sellest, et noh, siis ta oli jällegi siuke ka selline revolutsioonimuusika või me tahame nüüd midagi uut, me tahame midagi tugevat, midagi julgemat ja see kuidagi kandis seda, järjest rohkem tulid need tugevamad, julgemad, rohkem kärisevad, jõulisemad bändid, see sound nagu kasvas üles järjest võimsamaks, kuni me jõuamegi siis nende heavy metal artistideni, kes üritasid üksteisest järjest valjemad, kõvemad, maskuliinsemad olla, eks ole, noh, Manovar on ehitanud kogu oma acti selle peale, Manowar, eks ole, et me oleme mehed, pange tähele, eks ole, meil on mõõgad ja kujutage ette, mida me kõik oskame nende mõõkadega teha veel, et noh, ikkagi, noh, samamoodi ju seal läheb see teema sinna peale, nagu sa varem rääkisid, et kellel on mis kehaosad, eks ole, verised, et Manovaril on ju pooled lood sellest, kuidas, et the blood of my enemy shall be on my blade või mul ei tulegi need päris sõnad enam meelde, aga see oli umbes niimoodi, et kuidagi, et meie terad ei kuiva ära enne hommikut, eks ole. et noh, kõik see on nagu seal väga sees ja samamoodi siis olid nagu kõrvale tulid sellised artistid, kes otsisid selles muusikas nagu midagi muud, progerock, eks ole, arenes seal omapidi, otsisid sealt seda sisu rohkem, otsisid sealt mingit nagu klassikalist kompositsiooni. Samal ajal, eks ole, tuli punk peale, ütles, et me ei taha olla nagu need vennad, me tahame olla jälle see toores ja see lihtsus ja kõik tuli läbi ja samal ajal jällegi arenesid mingid tüübid, kes ütlesid, et noh, see ongi kõik ju väike show ja see glam metali värk, kus räägiti, et vahepeal olid Mötley Crüe mehed plaadikaanel ilusamad kui enamus Los Angelesi stripi naised, eks ole, ja noh, kõik siuke või ilusamad naised kui need naised, et noh, see kõik ju läheb niimoodi, see kõik lööb laiali, siia tulebki juurde nagu, noh, ideaalis see lõpuks lähebki sinnamaani, kus seda sama žanrit, see žanr on küps, ta on nüüd kõigile. Ma ei tea, kas kunagi saab olla siukest lõppu, noh, räägitakse palju, ma ei tea, džäss on surnud ja rock on surnud, et džäss kui selline väga vana muusikastiil, noh, ta on nii palju laiali löönud, et kuhu ta täna veel areneb. Ja kui sa vaatad džässkaare kava, siis tundub, et kõik on džäss. Jah, aga noh, vaata, see ongi nagu, et see ei saa, sul tegelikult ideaalis, noh, sul ei saakski seda lõppu tulla, muusika areneb pidevalt, tulevad uued žanrid juurde, tulevad uued viisid muusikat teha, tänapäeva selline elektrooniline muusika, samplimine, kõik need asjad on jõudnud jälle mingile tasemele, kus nad
meeletult mõjutavad kõiki žanrid enda ümber, rocki, džässi, mida iganes, et rockis samamoodi rock on surnud, et samamoodi tegelikult ju tänapäeval kõik see hip-hop mõjutas rocki siin, ma ei mäletagi, millal see oli, alates tegelikult Run DMC-st ja Aerosmithist ja kuni Limp Bizkiti ja siukse rap-rockini ja kõigeni välja ja see kõik pole kuhugi tänapäeval kadunud, see võib-olla sellelt areenilt on kuidagi jälle ära vajunud, aga see kõik toimib ja hip-hopi puhul nagu ta on tugev ja korralik žanr, eraldi muusika nagu alaliik, see kõik toimib väga hästi ja tõesti võib-olla Eesti pole veel valmis kõikideks selle žanri väljendusvormideks või vähemalt need pole siia jõudnud veel nii tugevalt. Ja see lause, et Eesti pole veel valmis selleks ja teiseks on alati siuke väga suur statement, ma tean, et see kohe kuidagi täiendasid seda ka. See on alati paha öelda, see ajab mind samamoodi närvi nagu igasugused laused selle kohta, nagu Eesti kohta on see lahe või midagi siukest, et nagu ma ei usukunudki, et Eestis siukest asja tehakse, et see on nagu nii mõttetu selline väikese koha mentaliteedi esile toomine, et tegelikult meil tehakse asju, mis on maailma kohta päris ägedad ja ei peagi kuidagi rohkem. Ja see ongi järjekordne stamp, et sa justkui pead kõrvutama või võrdlema või ütlema, et maailma kohta see on nii, aga Eesti kohta see on naa. Et või et maailma mõistes see ei ole hea bänd, aga Eesti mõistes see on väga hea bänd. See on siuke what the fuck. Teatud mõttes, ütleme sellest, mis meie turul toimub, on kindlasti mõjutab see, et tegemist on Eestiga, eesti keelt räägib väike osa inimesi, siin on nagu raske väga niši asja teha, sellepärast et ilmselt sinu väikesel niši asjal on ka nii väike niši publik, et sa ei saagi nagu sa ei jõua sellega kuhu. Oleneb, mis mõttes raske, et ilmselt siis nagu rahalises mõttes raske, aga muidu ju on kõigil vabadus teha mida iganes, et see loobitakse kividega surnuks või midagi, et selles mõttes lõpetame selle segmendi siis Genka sõnadega, et ootame printsi valgel hobusel või pigem meie puhul siis ootame printsessi mustal hobusel, Eesti hip-hopi. Oleks lahe, kui meil oleks mõni tugev hip-hopper. Sa tahtsid Bruce Springsteenist ka rääkida. See on siuke huvitav teemapüstitus, et Jim tuleb mu juurde ja ma tahan Bruce Springsteenist rääkida. Mida sa tahad rääkida Bruce Springsteenist? Tahtsin rääkida seda, et mainisin, et mu podcastide kuulamine on veidi soiku vajunud hetkel, kuna ma hakkasin nüüd kuulama jälle audioraamatut. See on mu teine audioraamat elus ja... Kas see tähendab, et sa oled nüüd täisväärtuslik Audible'i liige, et sa enam ei võtnud seda trial raamatut? Mul olid kogunenud sinna juba 2 osamakse eest, olid kogunenud sinna need punktid, sain 1 punkti eest endale lunastada Bruce Springsteeni autobiograafia ja taas avastasin ikkagi, et kui ägedad asjad on audioraamatud ja see on päris naljakas, kui igavad nad tundusid mulle enne nagu eemalt vaadates, kui ma raamatupoes sattusin ühel või teisel põhjusel audioraamatute sektsiooni, mida sa naljalt ei leia tegelikult mitte kuskil. Kui kuskil oli, siis sa näed, et siin on nüüd 15 plaati, 10 neist on mingid laste muinasjutud, siis on Andrus Kivirähi see rehepapp, eks ole. Ja siis on mingid hästi mornid ja hästi minimalistlike kujundustega, mingid kribukirjas on kirjutatud mingi autori nimi, mingi pealkiri, nagu see on mingi kestus, ma ei tea, 12 tundi, nagu oh my god, nagu miks? Palun ei. Ja, et ma ei taha seda CD-d, et ta lihtsalt nagu ta üldse ei kutsu ja nüüd Audible'i kliendina kuulates Bruce Springsteeni autobiograafiat, kus Springsteen ise loeb seda sisse, ise kirjutas, ise loeb, jällegi ma pean rõhutama või kuidagi jagama seda avastamisrõõmu, et kui vägev see on tegelikult, et on üldse siuke võimalus, et siuke elav legend pajatab sulle 16 tundi järjest kogu oma eluloo. Ta loeb seda ise? Ta loeb ise seda. Wow. Ja. Kas on ka raamat, mille ta on nagu ise kirjutas ja ise loeb ja jällegi siuke meediumi plussid, eks ole, vaata nagu ma rääkisin Amanda Palmeri raamatu puhul, et seal olid vahepeal tema enda lood, et ka, et on muusik ja siis seal olid need muusikapalad olid mingite segmentide vahepeal, kui see kuidagi sobitus sinna konteksti. Springsteenil seal mingeid täislugusid ei ole, aga ikkagi mingisugused muusikalised katked on seal olemas ja põhjus, miks ma seda kuulan, seisneb selles, et ma ei ole kunagi
aru saanud, kes või mis ta on, ma olen alati lihtsalt teadnud, et ta on oluline, aga mõnes mõttes ta on ka olnud minu jaoks nagu Elvis, selles mõttes, et keegi, kes on väga kuulus, aga kes mind ei kõneta lihtsalt ja ma ei saa aru, et milles tema mingi nagu sihuke olulisus seisneb siis, et sihuke tunne, et ta kuulub mingisse aega, millega mul ei ole pistmist lihtsalt, ei huvita. Ja tegelikult tema puhul ka ta kuulub mingisse geograafilisse paika, mis meie jaoks on kauge ja võib-olla mitte nii relevantne. Ja muidugi nagu ongi huvitav, et noh, tal on see kuulus lugu Born in the USA, mis on ilmselt kõige kuulsam lugu, mille ta on elu sees on ju kirjutanud. Ja nii suur rõõm on olnud avastada, mis on peidus pinnal või mis tegelikult, mida see kõik tegelikult tähendab ja jällegi et sa said teada, et see ei olegi USA ülistuslugu, jah? Näiteks see jah, et ja sellest ta ka räägib oma raamatus, et see on see popmaailma või popmuusika maailma nagu karm omadus, et inimesed sageli lihtsalt kuulavad sind väga pealiskaudselt ja ei süvene. Ja Born in the USA ongi tema kõige rohkem vääriti mõistetud lugu. Arvata võib. Aga noh, kui ma ütleme lapsena seda kuulsin, ma nägin seda Ameerika lippu lehvimas seal mingi Texades tüüp valge särgiga, siis tundubki nagu, et okei, jälle järjekordne siuke kõvatamine nagu, et ühesõnaga minu soovitus on see, et kui sina, Ivo, sa oled kuulanud audioraamatuid ja kui see on sul vajunud soiku, siis soovitan sul tõmmata käima uuesti see audioraamatumasin ja kuulajatel samamoodi, et kui te ei ole proovinud kuulata mõnda audioraamatut, siis vaadake, mis praegu saadaval on, see on nagu ülilahe tegelikult. Mulle tundub, et see on nagu siuke nagu kingitus või mingi privileeg, kui sul on võimalik mingit autorit, kes sulle niigi väga meeldib, kui sul on võimalik kuulata seda, kuidas ta ise sulle ette loeb oma loomingut, see toob sellele juurde mingisuguse siukse veel suurema sisu tegelikult või sa tunned, et sa nagu pääsed nagu veel lähemale tegelikult selle autori maailmale või sa kuidagi nagu ta saab su kaaslaseks ja ta kuidagi, midagi selles on lugude kuulamises, vaata me ju lapsena ka uinume selle saatel, et keegi jutustab meile mingit lugu, et ilmselt seal on midagi sellist, midagi nii nagu mitte ainult lohutavat, aga ka midagi nii nagu soojendavat on selles, kui sa kuuled inimhäält, mis tasaselt rahulikult räägib sulle midagi väga põnevat ja midagi sellist, mis avardab su maailma ja ma tunnen, kuidas mu maailm avardub, kui ma kuulan Bruce Springsteeni elulugu, sest et ma olen hakanud nüüd vaikselt aru saama, miks ta on äge ja mida ta üldse on teinud ja ma olen hakanud vaikselt aru saama, et milles seisneb ka see revolutsioon, mis temaga kaasnes, mille ta nagu endaga kaasa tõi ja eriti vägev on olnud avastada mingeid sarnasusi Bruce Springsteeni ja minu enda vahel, et see on väga isiklik raamat ja jällegi, et ta nagu läheb väga süvitsi seal oma igasuguste nagu otsingute ja ebakindluste kaardistamisel või kuidagi mõtestamisel ja see on väga-väga inimlik siuke nagu puudutav lugu kõik kokku. Mul on vist 78% kuulatud, nii et lõpusirgel soovitan. See tundub ääretult põnev, sest nagu sinagi, ega ma Bruce Springsteeniga nagu väga süviti kunagi kokku puutunud. Ma ei ole siiani mitte ühtegi Springsteeni albumit kuulanud, ainult nüüd audioraamatu ajal mingeid üksikuid lugusid, kui on nagu, ta räägib mingist muusikavideo tegemisest näiteks, kus umbes Courtney Cox esimest korda oli teleekraanil nagu ja siis ma nagu kohe võtsin YouTube'i lahti ja vaatasin selle ära. Aga sa nüüd tahaksid mõnda ta plaati? Jaa, nüüd mul on juba siuke tunne, et ma juba mõtlen, et millise vinüüli ma kõigepealt tellin. Et see on nagu ülilahe on minna mingisse maailma süvitsi sisse, see on täpselt see, millest me oleme suga väga palju rääkinud. Ma praegu aktiivselt praktiseerin seda ja väga naudin. Ma olen ise ka suur, ütleme, muusikute elulugude lugeja, sest muusikute elud mind väga huvitavad, bändid huvitavad, muusika huvitab, siis see on nagu siuke loomulik ühenduspunkt ja minu jaoks jällegi siin saates ka ilmselt öelnud, et kui ma tean selle muusika, selle plaadi, selle laulu tausta, mis selle ümber toimus, kõike seda, et seda on nii palju huvitavam kuulata, plaat, mis mind üldse ei kõneta, võib mind väga-väga kõnetada pärast seda, kui ma olen kõik selle läbi lugenud, mis selle ümber tegelikult toimus, millest see välja kasvas, mis põhjustel, kuidas see lindistati, kes see miksis, miks see lugu lindistati nii ja naa. See on 100% seda kõike sa leiad Bruce Springsteeni autobiograafist. Ma mõtlengi, et ma peaks selle ette võtma, sest Bruce Springsteen Born to Run on pealkiri. On väga huvitav artist, ta on ääretult sümpaatne inimene, nagu väga sümpaatne. Ütleme vähemalt kaugelt vaadates, iga kord, kui ma olen teda kuskil näinud või kuulanud, ma olen ta lugusid kuulanud, tõesti. Ma ei ole nagu nii, et ma tõesti tean ainult Born in the USA'd, ma olen kuulanud mingeid ta lugusid, aga ma ei ole kunagi nagu süüvinud tema muusikasse. Iga kord kuskil räägib midagi, kuskil
filmil esineb, ta lihtsalt tundub nagu nii ääretult meeldiv ja sümpaatne inimene ja jah, ma ei ole mõelnud kunagi, et peaks ta raamatut lugema, aga tõesti, see tundub väga äge ja kogu see Ameerika Southern Rocki teema, noh, võib-olla palju Eestis üldse seda nagu see väga popp värk on olnud, me teame Lynyrd Skynyrdit teame. Ma pean siia kohe lõikama vahele, et see ei ole Southern Rock üldsegi. Ta on Philadelphia kandist, kus ta on? Ta tegi laulu The Streets of Philadelphia sellele filmile, ma just siia salvestusele tulles, ta just rääkis mulle sellest, mulle isiklikult rääkis mu kõrvaklapid, kuidas ta seda lugu tegi, aga see oli filmi jaoks, see oli filmi soundtracki jaoks, aga Bruce Springsteen on see inimene, kes pani New Jersey maailmakaardile. Ja New Jersey on see, kust on sopraanode tegelased kõik pärit, et ütleski, et need inimesed, kelle seast üles kasvas, nad oleks võinud vabalt kõik olla sopraanode näitlejad. Et siuksed Iiri ja Itaalia katoliiklikud perekonnad. Aga vaata, kuidas tekib neid siukseid random seoseid. Ta on kirjutanud kunagi ühe loo Streets of Philadelphia, ilmselt no see ongi see pärit, no just. Minu jaoks Ameerika muusika on üleüldse kuidagi nii huvitav ja ka viimasel ajal palju rohkem sügavust ja keskendumist minu jaoks nagu tekitanud, et noh, kogu country-skene täiesti meist väga kaugel, eks ole, noh, enamus Eestis seda väga ei mõista või ei huvitu või ta on meist kultuuriliselt kuidagi väga kaugel, aga Kukerpillid on sinust kultuuriliselt kauge või? Jah. Mis sa nüüd räägid? Aga noh, ütleme siis Ameerika country võib-olla, et no vot seegi lainetena Eestisse tulnud eri aegadel, aga just seda nagu kõiki seda variatsiooni, mis country's on, samamoodi nagu me siin rääkisime, millist erinevat rockmuusikat on igal pool maailmas tehtud ja hip-hopi, et seda meeletult huvitavat variatsiooni on ka country's ja ma olen kuidagi vaikselt avastanud seda läbi erinevate plaatide, et kindlasti väga huvitav maailm, kuhu sisse minna. Ja see ongi väga huvitav maailm, kuhu sisse minna ja see on lõpmatu maailm ja Springsteeni elulugu kuulates see maailm nagu avaneb mu ees niimoodi peatüki järel ja sa saad aru, et seal on veel lõpmatult peatükke veel tulemas, mitte selles konkreetses raamatus, aga üleüldiselt, et see on nii lai, kõik see taust, miks need asjad, kuidas üks asi on muutunud teiseks, kuidas on mõjutanud üks liikumine teist. Mul polnud õrna aimugi, et Bruce Springsteen oli see, kes nii-öelda nagu pani New Jersey kaardile, et seal meenutab, et ühel hetkel ta sõitis ringi mööda Ameerikat mingis teises osariigis hoopis, võimalik, et lääne kaldal vetsus rääkis mingi tüübiga nagu noh, läksid koos vetsu, seisid kõrvuti ja siis see tüüp küsis, et oh, where are you from? Ja siis Bruce Springsteen ütles, et from New Jersey. Ja siis see tüüp küsis, et what's that? Et isegi, et where's that? Mitte ei küsinud, vaid what's that? Nagu, mis on nagu naljakas, et noh, tänapäeval nii ja ta on siuke nagu kohalik kangelane seal ikkagi, eks ole. Kindlasti. Aga noh, et tema kogu see suhe tema kodulinnaga või selle koduosariigiga on nagu ülikonflikt. Prince ja Minnesota, eks ole. Vaat ma ei tea Prince'ist ka mitte midagi. Et see on võib-olla järgmine projekt, sa võid mulle rääkida, kust ma neid materjale kätte saan, aga tahtsin veel öelda, et Ameerika muusika, et kõik need seosed ja see ajalugu ja need liikumised ja liinid, seda kaardistab ka üli kaasahaaravalt ja põnevalt Foo Fightersi viimase albumi projekt, mis kandis pealkirja Sonic Highways. Kas sa nägid seda? Ma olen vist vaadanud sealt umbes 3 osa, äkki kõik ei olegi, ma ei tea, miks ta mul pooleli jäi, ma ei mäleta enam. Ma ka ei kujuta ette, kuidas see sai sul pooleli, et ma vaatasin seda ikkagi koos elukaaslasega, vaatasime nagu väga pühendunult ja meid nii hullult haarasse kaasa, et see oli siis Foo Fightersi siiani viimane album, mille nad salvestasid niimoodi, et nad sõitsid, eks ole, mööda Ameerikat ringi ja igas peatuspunktis nad tutvusid kohaliku muusikaskenega, nad kaasasid kohalikke muusikuid ja selle kõige käigus kuidagi tutvustasid siis selles doksarjas selle kohaliku muusika ajalugu või popmuusika ajalugu ja siis iga osa päädis sellega, et nad seal koha peal mõtlesid välja, kirjutasid, salvestasid mingi uue loo ja siis kogu see album lõpuks on siuke nagu natuke siuke nagu Ameerika muusikakaart või mingi siuke nagu, et seda sarja ma väga-väga soovitan ka. Sonic Highways album kannab sama pealkirja ja see doksari kannab ka sama pealkirja. Ma võtan selle uuesti üles. Millegipärast see album mind tol hetkel ei kõnetanud. Ma olin nii veendunud, et
et kui ma olin selle viimase osa ära vaadanud, ma ütlesin, et kui see album nüüd müüki tuleb, ma olen esimene inimene poes, kes selle ostab, ma ei olnud tükk aega ostnud muusikat, ma ütlesin, no nüüd see andis mulle selle lisaväärtuse, et ma olen nõus raha välja käima ja ei, ma ei ostnud seda ja ma ei ole seda isegi kuulanud enam, täpselt see tüüpiline. Nende plaat enne seda, kas oli Wasting Light vist, oli lihtsalt nii võrratu teos, see on nagu nii hea plaat nagu igas mõttes, et kuidagi pärast seda see Sonic Highways, ma pean ta uuesti üles võtma, ma pean selle sarja läbi vaatama, selle plaadi uuesti võtma, sest ma tean, ma lähen see suvi Foo Fightersi kontserdile ja niikuinii peaks ennast ette valmistama, eks ole. Kus see toimub? Riias. Lahe, see oli väga ammu, kui need plakatid olid tänavatel. Juunis mingi juuni. Ma ei mäleta, mis juuni, aga juuni. Vägev. Aga juunis toimub midagi veel isegi tähtsamat, vähemalt meie jaoks kui Foo Fightersi kontsert, et juunis toimub meie 1-aastane sünnipäev, mille me oleme täiega juba praegu välja mõelnud, kuidas see tuleb ja me oleme nagu täiega kindlad, et see on äge ja me teame kõik, aga me lihtsalt ei ütle seda praegu, sest me tiisime,